you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but still you want me. Always let you down. You shattered on the ground, still I find you there, next to me. And stupid things I do, I'm far from good, it's true, still I find you next to me. Armsad sõbrad, perekond, pühkige pisaraid, kui vaja. I know it isn't, Hingake sügavalt sisse. but I hope to be where. Käes on pulmapäev. Anna-Liisa ja Markus on teid kutsunud täna siia, sest te olete nende kõige lähedasemad inimesed, kõige lähedasemad sõbrad. Ja need pisarad, mis sa, Markus, siin enne pühkisid oma silmades, see tegelikult on tunnistust sellest, et praegu on rohkem kui nüüd. Siis saab kokku see 6,5 aastat, mis on koos käidud. Siis saavad kokku kõik need aastakümned, mis on ees ootamas. Te ütlete, et tead sa, ma pühendan ennast ja oma elu sulle. Ma mõtlesin, jätan teid saatma vaid ühe liitsõna eesti keeles ja selleks on armastus. Armastus. Me ütleme arm kellegi kohta arhailises mõttes, kui keegi on sinu armsaim. Aga arm on eesti keeles ka tähendab midagi, mis ei viita ainult ilule, vaid ka valule. Ja lõppeks tähendab arm eesti keeles, kui sa saad midagi, mida sa väärt ei ole. Mis veel jääb üle? Ja siis on huvitav, et armastus on see astumise pool ka. 3 suunast tuleb astuda ja see on esimene, tuleb astuda üheskoos edasi. Aga teine astumise suund, mis on armastuses olemas, ei ole mitte ainult edasi, vaid teineteisele ikka ja jälle lähemale. Aga üks suund on veel ja see on veider. Tuleb astuda ka aegelt teineteisest eemale. Kallid sõbrad ja armas perekond, kõige selle põhjal, mille tunnistajad me täna siin üheskoos oleme olnud, on nüüd mu suurim eelisõigus ja au kuulutada need 2 seaduslikuks abielupaariks, meheks ja naiseks. Markus, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne juubeldada ja plaksutada kogu südamest selle peale. Minule meeldib Anna-Liisa ja Markuse juures see, et nad täiustavad üksteist. Anna-Liisa on selline hästi hooliv inimestega ja üli selline hästi sõbralik. Markus jällegi nagu tögab ja paneb nagu proovile, aga samas seda on ka näha, kuidas ta nagu valib oma inimesi ja neid, keda ta valib, neid ta hoiab ka. Ma olen imetlenud seda, et nad suudavad nagu üldiselt kõik asjaolud läbi rääkida ja leida mingisuguse lahenduse. Ja ma olen nende üle uhke ja natuke egade. No ongi, et nad tegelikult täiendavad täielikult nagu teineteist
mul on tunne, et nad on mõlemad üksteisele ja cheerleaderid, et kui Markusel on vaja mingi push-up'i või midagi, siis on Anna olemas ja kui Annal on seda vaja, siis on Markus nagu mingi kalju ja toetab ja ütleb, davai, teeme ära, mine, tule, mis iganes vaja. Tell me that you want